Juu, mädanud. Ups, me ei näinudki. Need on täitsa mädanud ju. Meie juba panime taha seda sisse. Aknad kinni ja ruttu. Appi. Siis see nädal anti välja punane häire, eks eriti, et nüüd ei tohi mitte ühtegi veetegevust teha vee peale. No Emps tegelikult tegi eile kartulisalati valmis ja need ülejäänud asjad tegime siin kiiruga. Viimased asjad tuleb ära välistada, nii et homme pannakse pussu jälle narkoosi alla. Te peate magasse minema. Päriselt või? Meie 2 või? Teie 2. Tere armsad laupäeva, sõbrad. Täna võtame teid kaasa oma esimesele nädalavahetusele Griffithis koos Brenda emaga. Nii et Brenda siin hetkel sätib, meil on laupäeva hommik ja mina hommikul tegin aiatöid, siis Brenda tuli ka appi mulle aiatöid tegema. Ja nüüd me lähme basseini, sest täna tuleb uues mõnus 38 kraadi. Me rannapäevalana. Aga meil päris randa ei ole siin. Jah, nii et me lähme basseini äärde, võtame mingid lauamängud, snäkid kaasa, nii et vaatame, mis selle passu ääres toimub. Oleme basseini äärde jõudnud. Emps juba läks vette. Tal kreem on peal või? Ma ei tea. Ta on meil nagu 16 aastane. Ikka eestlane, tahab päikest ja... Jah. Nüüd on ikka kreemid taha. Jah. Nii et minu meelest ta kodus ikka pani kreemi, sest me pidime juba vaata maja taha alguses minema. Nii et tema on seal vees kuskil või ta veel jõuab sinna. Oleme 3,5 tundi basseini ääres olnud. Hans magas lõunaund vahepeal. Meie ujusime, päevitasime, mängisime sushi go-partit. Ja siis ujusime seal. Ma tegin trenni ja siis mu ülpisime niisama. Ühesõnaga meil on rannapäev olnud, nii et ma unustasin filmida. Nüüd mängime kaarte. Jah. Nii tüdrukud jäid veel korra poodi shoppama. Seal on mingid trikood ja asjad. Brendal on vist uudujumistrikood või. Aga mõtlesin, ma lähen juba autosse ära, et siin praegu on meil vist õues 38 kraadi. 37,6 näitas viimati vist. Nii et ma ütlesin, ma lähen juba autosse ära, päeva auto külma, et seal autos on arvatavasti mingi 55 kraadi, nii et läheb paneb auto külma. Nii, me hakkame nüüd tegema seenerisotot ja meil oli üks kana, mis me avastasime, et see on kohe pahaks minemas. Seega see tuleb ära teha, kuigi see ei käiks tegelikult risotto sisse, aga me paneme. Nii et tuleb kana ja seenerisoto. Enda valetab teile. See kana on halvaks läinud juba. See on halvaks läinud juba? Või noh, see use by kuupäeva möödas. Jah. Aga see ei tähenda, et asi halvaks on läinud. Ja see on kinnine. Jah. Nii et me teeme sellest risotot. Hans hakkab seal risotot tegema. No nii, ja meie õhtusöök on valmis. Väike seene, kana, risotto. Mõnus. Tere hommikust, andnud sõbrad. Käes on jõudnud pühapäev algse plaani järgi. Eile õhtul sõime õhtusöögi ära, seda vist nägite. Ja siis peale seda me läksime chillisime, vaatasime telekat ja läksime magama. Täna on siuke mõnus, natuke jahedam ilm, 31 kraadi. Nii et algselt oli meil plaanis minna koalasid vaatama, aga kuna natuke tibutab ka, siis me ei tahtnud minna tunni aja kaugusele, et siis seal sajab esimese jalutada. Nii et me lähme järve äärde, siis me käime poes ära ja õhtul tulevad Tits Evelin küll, teeme pastat ja pizzat. Nii et selline on tänane päevaplaan. Lähme vaatame, mis järve ääres toimub, seal on ka mingid loomad, nii et näitame Brenda emal seda. Minul ikka lennukid lendavad nagu alati. Nii et ma tegelen natuke tööasjadega ka. Nii et selline plaan on täna. Lähme! Nii, Hans vist on ka mingi sissejuhatuse juba teinud.
aga Hans on seal diivanil olnud, ma ei tea, kui kaua me emaga oleme sättinud. 15 mintse või? Nii kiirelt siis ju. Ja siis nüüd oleme liikumas järve äärde. Lähme vaatame need pelikanid ja tegelikult seal järve ääres elavad paabulinnud ka. Noh, paabulind ilmselt kõik on näinud loomaias, aga ikkagi looduses elav paabulind. Nii et lähme vaatame paabulinnu üle, arvatavasti näeme pelikane seal ja siis igasugu muid mingisuguseid linde. Seal järve ääres elab väga palju linde. Nii et lähme linnuvaatlust tegema, aga looduses, mitte loomaias. Oled valmis või? Linde vaatama? Ikka. No, lähme siis. Lähme. Let's go. Nii, teel järve äärde tuleb ikkagi apelsiinituld ostma. Ja siis ma ei tea, kas me oleme üldse kunagi näidanud, et see on väga tavaline. Noh, nagu näete, siis ainult üks apelsiini pakike on alles, aga et Austraalias on väga tavaline tee ääres sellised väiksed putkad, kedagi siin ei ole. Aususe peale viskad sulli kasti sisse ja võtad oma apelsiinikoti või mis iganes siin müüakse parasjagu. Noh, Emps läheb ostab oma esimese apelsiini kotikese. Kenasti ja võtame siit apelsiini. Selline. Noh, eurodes 2,50 apelsiinikott. Mis siin sees üldse on? Siin on prügi. Ei ole, ainult apelsiin ongi otsas. Kõik on hommikul ära võtnud. Aga me peame vist ka kassi panema, vaata siit midagi imitseb võiks. Või paneme kilekotti ära. Juu, mädanud. Ups, me ei näinudki. Nüüd on täitsa mädanud ju. Meie juba panime raha seda sisse. No vahet pole, ülejäänud on korras ja üks on mädanud. Tulime järve äärde ja me teame, seal taga vees on juba pelikanid. Me tulime siis, me teame, et siin elavad nagu looduslikult paabulinnud ja nii edasi, aga keda me näeme on hoopis 2 emu. Emusid ei ole enne näinud. Emusid ei ole näinud, jah. Okei, ma ei tea miks, aga emu tuli meile järgi, nii et me hüppasime ruttu autosse ja teine tuleb sealt. Kus ta on nüüd? Kus? Ma ei tea, emu. Võta telefon on. Ma arvan, see on hea mõte ja ma arvan, nagu kui ta tahab rünnata, siis ta oleks rünnanud juba. Ta oleks jooksnud, jah. Nüüd on meil väike photoshoot emudega. Meil on ikkagi siin turistiminutid, nii et nüüd me näitame emale sellist standard barbecued, mis on siis igal pool väikestes kohtades, parkides, ma ei tea, randades, järve ääres. Inimesed tulevad oma toiduga, see on grill, siin saad grillida, teed oma toidu ja siis istud siin ja kõik mahuvad ära, et ei ole nii, et üks seltskond on siin ja siis teised ei või tulla, vaid kõik käivad. Ja suurtes linnades, rannaäärsetes linnades on kõikides randades väiksed pargid ja siis need barbecued ja inimesi on mega palju, kõik teevad oma lõunad ja õhtusöögid siin. Ja nüüd me oleme paabulindu vaatamas, aga nüüd ta jooksis just sinna taha peitu ära. Ja ta ikka kardab meid vist. Läks sinna nurga taha ära.
emu nähtud. Nüüd meil on see, meil hakkas nüüd safari autoga. Nüüd me oleme autoga, jah. Emu nähtud, paabulind nähtud, praegu vaatame paabulindu. Kakaduud 60 tükki nähtud. Praegu paabulind on seal. Täitsa lähedal juba ju. Seal. Ja enne käisime jala, nüüd lähme teeme autoga veel tiiru, nii et me lähme nüüd teisele poole järve, kus me teame, et on hästi palju pelikane alati. Nii et siis näeme suured pelikanid ka ära. Kuidas safari meeldib? Väga meeldib. Ilusad värvid. Ai. Ja nii oleme jõudnud emude juurde. Tere emud. Eks te siia tulete? Ma aknad kinni või? Aknad kinni, jah. Ruttu. Appi. Oleks näpsanud väikse iPhone'id ilmselt käevahelt ära kohana. Emu siin chillimas. Meil on auto taga. Okei. Kus see teine emu on, ega see ei ole sul auto ees? Nii, oleme nüüd siin teisel pool järve. Ja kõik need väiksed täpikesed, mis te näete, Brenda filmib lähemalt ka, on surnud kalad. Ei oska täpselt öelda teile, miks nad kõik siin, miks vee äär surnud kalu täis on. Aga ma tean, et siin on see vetikas, mille pärast ei tohi siin ujuda. Ja siis see nädal anti välja punane häire, eks eriti, et nüüd ei tohi mitte ühtegi veetegevust teha vee peale. Nii et ei tea, kas siis selle punase häire pärast on need kalad ka surnud siin, vaat ei tea. Jube. Ja siin ongi meil pelikan, keda me vaatama tulime. Ta on küll praegu üsna kaugel, aga ja pisikese, no näete, kõrvale ujuvad pardid, siis saate aru, kui suur ta tegelikult on. Ja siin on mustad luiged ja Hans enne ütles, et Euroopas ei teatud, et on üldse mustad luiged olemas enne, kui keegi tuli Austraaliasse, sai teada. Vaata, kui palju neid siin on. Nüüd me liigume poodi, et osta mingit söögikraami ja siis tuleb Tits meile külla, kes teeb meile Itaalia pastat. Ta vist teeb carbonaarat. Jah? Ja siis meil tuleb siuke hiline lõuna, tuleb Itaalia carbonara. Ja siis me mängime lauamängu ja chillime niisama ja siis õhtul teeme pitsat. Või tegelikult Tits teeb. Nii et meil tuleb siukene Itaalia päev täna. Ma olen kolmandasse poodi jõudnud, hetkel otsime guancialet. Pancetta sobib ka carbonara sisse, aga võimalik, et saame guancialet. Aga tahtsin teile näidata, meil teisipäeval on tulemas vabariigi aastapäev, nii et peab ostma heeringat. Aga näete, siin on heeringas. Kas nüüd? Hopsti. Made in Estonia. Eestis tehtud, Austraalias müügil. Vaat. Ja nüüd käib meil siin pastategu, carbonara. Ja nüüd on teine pitsatanigen on käimas. Valmistume pitsa jaoks. Siin on meil valmis pitsatainas. Lõpetasime töö ära, siis käisime poodides, ma pärast näitan, mis me ossime. Ja nüüd oleme koju jõudnud, meil on 24. veebruar ikkagi, tahtsin öelda detsember. Ja me patsime just pidulaua ja kõik on valmis
pidulauda istuma. Eesti. Ja ma näitan kohe meie ilusad lauda. Siukene kiiruga tegime. No Emps tegelikult tegi eile kartulisalati valmis, jah eile. Ja need ülejäänud asjad tegime siin kiiruga. Üks Austraalias ei ole tavaliselt selliseid juustusi, mis on nagu maitseainetega, üks on reaalselt. Nii et siis ma isime juustu singirulli sisse, niikuinii pidime riivima ja siis ma tegin ühe garlic powder on siis küüslaugu, pulbri ja karriga ja teine on siis paprika, maitseaine, oregano ja ma natuke panin mingit Mehhiko möksiga siia, taco maitseainet tähendab. Nii et saime juustusnäkkiga, minu jaoks on täiega Eesti värk, sest taussis neid ei ole. Singirullid, prosecco ja karamellikook. No, ikka täitsa Eesti on ju. Täitsa Eesti pidu. Nii, hauli aeg, eks ole. Me käisime täna emaga poodides, me oleme eelnevad päevad ka käinud, aga me täna siis käisime soodukaid vaatamas. See on igast huvitavaid asju. Anna Empsikott. Ja. Bumerangus. See ei ole mulle, selle ostis Emps. Austraalia pall. Austraalia, känguru, kõik jutud. Mis ma sain? Esiteks, siuke nunnu seelik on ju. Ma sain sellise linase seeliku endale. Väga nunnu on ju. Sarnase lõikriga. Siis ma sain ühed trennipüksid endale. Ja ma võin kohe öelda, et siit tuleb 6 asja tuleb siit kotist, 6 riideset. Ja need maksid kokku, ei 7 000, $20, ei $40 siis. Selline seelik. No võt. See ei ole sama. Jah. Eks ole siuke seelik. Nii. Ja siis ma tean, et ma 2 aastat otsinud omale lühikesi pükse, teksa lühikesi pükse. Kauem kui 2 aastat ja mulle ei sobi mitte ükski. Ja nüüd millegi pärast viimased paar nädalat ma olen leidnud teksa lühikesi pükse. Nüüd mul on nagu väga mitu paari ja ma ei saanud mitte neid osta, sest need sobisid ka mulle. Ja ma ei tea, mis värk on muidu reaalselt mitte kunagi pole sobinud. Aga siukseid heledaid mul ei olegi. No võrratu. Siis ma sain sellise bluusi, ällibluusi. See on siuke hea peale visata. Sobib laiade teksadega üli hästi. Ja siis üks siuke tavaline bluus. Mul on probleem alati, ma ostan lahedaid bluusesid ja lahedaid seelikuid ja siis mul oli sobi need asjad oma vahel kokku, ehk siis tegelikult kus ostan tavalisi asju ka vahepeal. Need tavaline valge bluus. Väga lahe leid. Nooled on ka kaasas muidugi. Nii et noole joomismäng. Saame sinu sünnipäeval mängida. Ja see on nagu üks pool on ju. Aga vaata seda poolt. Issand jumal. Post a story. Ma isegi ei tea, mis siin asjad, mis need tähendavad. No ei tea, siin oli nagu näiteks siin on, et järgmine kord kasuta oma kätt. Kasuta teist kätt. Kasuta teist kätt. Teist kätt, jah. Aga näiteks seal ühe selle peale kirjas sinised silmad. Noh, küll mõtleme välja siis. Okay. Tead, mis see on? See joob, kellel on sinised silmad. Ja siis siin kuskil oli ka, et joob see, kes on mingi, kõige noorem joob on ju, kellel on tatuud arvatavasti joob. Ja nii edasi, ühesõnaga. Keegi on teinud siukse asja, noole sellest, ja viinud selle kaltsukasse. Mina leidsin $5. Ja me tahtsime ammu noole mängu, nii et nüüd on võimas. Sinu sünnipäeval siis mängime seda. Ma ütlesin, see on sinu sünnipäevakink. Super, aitäh. Siis sinu lemmikasi, järgmine. Ma pole esimestki teinud. Kas sa tead, selle jaoks on vaja mingi 8 kuni mingi 16 inimest? Ei. Kus me 8 inimest kokku saame? Ei ole. Ei ole või? Siin oli veel niimoodi, et siin on 10 erinevat mängu, nii et võimalik, et siin kõike 10 ei ole. Aga ühesõnaga, kaltsukas sain $2. Ja siis muidugi mul on vaata kontorisse vaja see tuleb puhtaks pesta, aga tegelikult see on kosmeetika jaoks, siia vajad oma huulapulgad või mis iganes, seda mul pole vaja, aga kontoris mul on täiega vaja mingeid pintsleid ja miljon trill on mingid tööriistahoid ja siis sain tööriista selle asja. Ma leidsin siukse asja. See on pärit Filipiinidelt. Jah, see on Filipiinidelt.
ja see on raske ja see läheb õue. Ja see on väga ilus. Aine. No see on võrratu tõesti. Ja palju maksis? $12. 12 Seal oli üks suure, mis oli 14, aga alt oli kätki, nii et siis seda me ei tahtnud. Ma ostsin lilled. Need näevad välja nagu päris ju. Need näevad suht päris välja, jah. Ja need on väga ilusad. Ma võtan siit mingi osa, panen siia, need kõik ei mahu siia niikuinii. Sealt meil õue maja ette. Ja siis mingi osa mul on veel suuri vaase, siis saab tuppa panna. Ja need näevad väga päris ilusad välja. Ja siis me läksime K-Marti. Ja mis K-Martis juhtus? Me läksime T-särki võimal otsima. Aga siis enne, kui see K-Marti sisened, seal oli hästi palju stangesid. Ja meil hakkab suvi läbi saama. Mitte, et meil ilm kuidagi muutuks. Aga ikkagi suvi hakkab läbi saama, mis tähendab, et poodi on tulnud müügile kampsuid ja siuksed asjad. Neid mul läheb alles maikuus vaja, meil on veebruar on ja. Nii et suveriided soodukaga. Ja need maksid kõik peaaegu $2. Seelik sulle ja mulle. Samasugune. Saame olla nagu need Korea paarid nüüd või? Jah, see on ülihea põhjus käia ringi. Ujukad. Ujuka alumine osa. Sobib jälle lükateksadega üli hästi on ju. Enne oli 20. No, selline saak ja palju kokku läks? 49 ja 48. Ma ostsime need asjad ära ja siis me läksime välja. Meil oli nagu, me shoppasime, et meil oli käsi oli stangesid täis ja nii edasi. Ostsime kõik need asjad ära. Üks asi on veel. Selline tumba. Sa oled kogu aeg ja see on sulle kingitus. Kus me paneme selle? See on esikusse. Sa oled kogu aeg rääkinud, kuidas sa tahaksid esikusse tumbad, kus kohe seal on üks jalga panna. Sa oled juba nii vana inimene. Nii et näed, ma ostsin sulle esikusse tumba. Ja tead palju sa maksid või? $16. 19. Jumal hea saak ju. Võrratu. Sobib ka meil esikusse seda? Muidugi sobib. Aga hea. Oot. Nii ja siin me nüüd siis oleme vaatame oma kraami. Hans, milline lemmikasi oli? Filipiinide vaas. Veidi mulle kõige rohkem. See on äge ja. Ja teisel kohal? See on ikka raske ka. No võtame noolemängu laua. See on jah, päris lahe ju. Ja. Mul on vist lilled ja vaas esimestel kohtadel. Te meeldib peale, et sina hoiad, mina viskan. Jaa, väga hea plaan. Ja nüüd, kes teab, kes ei tea, meil on Kass Smokey, kes tuli meie ellu 2 aastat tagasi äkki või 2,5. Väike nummipall. Ja tal on mingid tervisemured. Tal on mingi aevastamise teema. Niimoodi, et tal tekib vahepeal siuke veider nagu hing jääks kinni ja ta aevastab. Ja tal tuleb ainult ühest nina poolest tuleb mingit jama välja. Ja need on siuksed hood. Ta on käinud mingi 2 aastat meil vahet pidamata arsti juures, on testitud ja proovitud igasugu asju. Mingi müstiline värk, keegi ei tea, mis seal viga on. Ja homme on siis aeg jälle minna arsti juurde ja välistada veel viimased 2 asja ära. Ja siis läheb edasi juba mingisuguse päris spetsialisti juurde. Noh, praegu on ka ikkagi hea loomaarsti juures, aga lihtsalt midagi haruldast tal on. Nii et siis võib-olla peame minema Melbourne'i spetsialisti juurde, aga see on siuke 6-tunnine sõit, nii et veel viimased asjad tuleb ära välistada, nii et homme pannakse pussu jälle narkoosi alla. Ja siis ma avastasin, et me alati viime kassi selle asjaga sinna. Ja ma üldse nagu ei ole mõeld sellele, et ta tegelikult ju, kui ta seal ootab, nii-öelda, me viime kassi sinna ja siis mingi, et lähme toome ära. Ja sel ajal, kui ta ootab, siis ta on ju siin sees. Ma ei ole kunagi pannud siia mitte midagi sisse ja siis mul on nii kahjust, ma kuidagi ei mõeld sellele, nii et ma panen ta lemmikupleedi nüüd siia sisse ja panen talle paar mänguasja ka kaasa. Siis tal on muinam, kui ta peab ootama järjekorras, siis tal on nagu, noh, siin on see, mis iganes asi. Lihtsalt, ma ei tea, mis see on. Aga tal ei ole ju mõnus seal passida mitu tundi. Nii, valmis. Kalake ootab. Ma tulin koju ümbrikuga. Nad pead ära arvama, mis siin ümbriku sees on. Mis asi ma küsin, mis seal on? No, pärast räägime. Ja nad ei ole ära arvanud. Nad arvasid, et viisaga, minu hambaarstikiri. Midagi te pakkusite veel. Et pakuti, et emale on kiri. Siis ma ütlesin, et enam-vähem on. Siis nad vaatasid eriti segaduses näoga. Mingi viisa, ei, mingi lennukiga seoses.
ei saa olla. ei, mulle ema pakkus, et ega te salaja abiellunud ei ole. jah. Adopteerite last. jah, abielu oli pakkunud. Noh. jah, ei ma last ei adopteeri. Griffith. Nii. Thompson. Mis firma see on? see on Hansu töö juurest ümbrik. See on kutse. ma tean, mis see on. Noh. Loomaaeda lähme, loomaaia-piletid. Ei ole. Majutus 2 värskelt renoveeritud. Butiik toas. Rikkalik 5-käiguline õhtusöök. varane check-in ja hiline check-out, mõlemad kell 12. Hotell, mis on jalutuskäigu kaugusel Vaga-Vaga suurimast ostukeskusest. Kust see tulnud on? Vaga-Vaga. See on see meie linn ju siin kõrval. Miks eesti keeles on? Kelle poolt see on? Kelle poolt? Minu poolt. Mis mõttes? Mis mõttes? Oota, mis asja? Okay. Loeme nüüd uuesti. The Charles on see restoran, kuhu... Vaata, ma rääkisin, ma tahan, et kus me sööb 5 käiku saab süüa seal. Üks sööbutiik, kingtoas, luksuslik õhtusöök. Vautšer sisaldab, nii et sa oled ise teinud selle vautšeri. Ma olen ise teinud selle vautšeri. Majutus 2 värskelt renoveeritud butiik kingtoas. Kas see on seal samas nagu restorani hotellis või? Pluss rikkalik 5-käiguline õhtusöök, varane check-in ja hiline check-out, mõlemad kell 12. Hotell, mis on jalutuskäigu kaugusel Vaga-Vaga suurimast ostukeskusest. See on ka välja. Noh, shopping tripid. Wednesday 02. Kuni Thursday. See on järgmine nädal, 3 päev vastu 4 päeva või? Me peame Vagasse minema või? Te peate Vagasse minema. Vahe. Päriselt või? Meie 2 või? Teie 2. Vallutamas Austraaliat. Me peame Hansu minema kallistama. Me kallistame